Beebipalavik. Tere tulemast kuulama Õhtulehe podcasti Beebipalavik. Mina olen saatejuht Katariina Toomemets ja täna on minu külaliseks Keti Uibomägi koos oma tütre Freiaga. Tere, Keti! Tervist! Ma mõtlesin, kas peaks tegema ka sellise toreda kilke siia kohe niimoodi. Et see on selline palavikuline nii-öelda nagu lahe algus siia kohe. Aga piisab sellest, et meil on laps ka stuudios kaasas, et siis on nagu ehe värk. Jah, nii et kui kuulete, et keegi tahab vahepeal sõna sekka öelda, siis see on Freia. Keti, Freia on sul aasta ja 3 kuune. Aasta ja 2 kuune. Ehk siis nii-öelda nagu emmede maailmas 14 kuud, 14 months ja see on hästi tähtis, mitu kuud on, siis arutatakse mänguväljakul, et kas ta juba seda teeb, mitu sõna ta sul ütleb, millal ta sul kõndima hakkas. Et selline ja siis, kui keegi on 2 kuuga ees on ja siis mõtled, wow, et tal on laps on nagu nii suur hüppe ja siis kuidas emad siis arutavad, et see on nagu see teeb nii suure erinevuse, sa ei kujuta ettegi, on ju. Et see on selline emade klubisse kuulumine on midagi täiesti erakordset, sinna ei saa vippääset osta. Selleks sa pead ikkagi 9 kuud rase olema, selle vägeva sünnituse ära tegema ja siis hakkama last ka kasvatama. Et seal nagu neid lühidalt shortcut ei ole, mis iseenesest teebki selle nii nagu vägevaks, on ju. Et minul on 1 lapse kasvatamise kogemus. Ikkagi ma paneks selle, kuna ma ju rasedaks jäin märtsis, meil on praegu ka märts, ehk siis 2 aastat tagasi on kestnud siis see nii-öelda teekond emaks saamisele, mis kui vaatad, et mõnel on, mul õel näiteks on 3 last, on ju, või kes seal on 4, 5, 6, et naeravad, et see on täitsa nagu mikiire teekond, aga minu jaoks väga suur teekond, et kuskilt peab ju pihta hakkama. No kuidas läheb praegu, mis teil kõige selline suurem teema praegu on? Minule endal võib-olla on see teema, et ma ikka veel imetan teda ja just, et võikski, et mul on see ikkagi see magamatus on ikkagi nagu täiesti nagu üle võlli, et isegi kui tema magab öösel nüüd rohkem kui 1,5 tundi järjest, et magab näiteks 2,5 tundi või 3 tundi, siis ikkagi ma olen ise nagu üleval, et mul on see unetus on teema, et peabki vaatama, et millal see imetamine siis ära lõpetada, et võibolla ma ise arvan, et suve hakul, et kui siuke 1,5 aastat, ma lootsin äkki tal nagu huvi kaob selle vastu ise, aga jah, et kuidagi peaks hakkama seda minu enda und reguleerima, et see on nagu meil kõige suurem teema. Ja siis ka see, et minul üllatuseks tulin Eestisse, käisin seal nii-öelda lapsega, siis saad käia sellisel arengu nagu mitte spetsialisti juures, kellega siis istud, et vaadatakse, see on, ma ei tea, kuni kooliealiste kooli lõpuni välja, siis nii-öelda nagu arengu hindamist saab teha. Ja siis see on mingi selline erateenus või? Ja sain noomida, et mina polegi oma praegu 14 kuuse lapsega, siis meie istu ja õpi, et tal polegi oma väikest laudatooli. Et see oli minu jaoks nagu täiesti üllatus, et kuidas ma küll ei tee iga päev 15 minutit päevas neid spetsiaalseid harjutusi, mingid eraldi mänguasjadega, mis on siis sellised nagu arendavad mänguasjad ja kõik, et eakohased sain noomida. Et siis ma tõesti olen mõtled, et issand jumal, et Keti, sa pole keskkonna talle õppimiseks loonud, ehk siis see väike laud ja tool. Mina kohe tõttasin, ostsin kohe suure urraaga ära kõik need mängud, kõik need asjad, et need on siis sellised eraldi harivad mänguasjad, mida siis muidu talle niisama mängimiseks ei anna. Ainult siis on niimoodi, et need on ühes nagu karbis või kotis ja siis ongi, et see reguleerid siis ära, siis ta istub seal laua taga ja siis rahulikult seletad ja siis et ongi see 15 minutit siis päevas, et see on selle jaoks, et tal tekiks nagu seda harjumust rahulikult nagu õppida, et lastel, et võib-olla hiljem siis, ma ei tea, kui nad on 7-aastased või 5-aastased, millal hakkab see kooliks valmistumine, et siis võib nagu keerulisem võib-olla olla, mingid harjumusi tekitada. Aga mis Freial endal on selline rääkima õppimine vist on praegu või selle arendus? Jaa, ta saab kõigest aru. Nüüd mul meeldib, mul lemmikmäng eile tegime ka. Mine too seda, viise sinna. Lemmik! Mina naudin seda, et ta sai jalad alla.
et ta ei ole enam nii minu küljes kinni, et muidu ma ainult pidin ta tassima kõhukotis, ta vankrit ei armastanud. Et see mulle väga-väga sobib, inimene saab ise teha ka oma 300 sammu ära, on ju. Aga õpib sõnu, et tal ikkagi sõnad on, tal on arusaamine suur. Mis tal on? Emme, mamm, aitäh, ei taha, anna, mis tal veel oli? Issi, nagu et essi harjutab ka, et issi ütles ka, et suutis öelda, et selles mõttes ja ta saab aru, mida tema tahab, mida ta ei taha, et ma arvan, et see on selline paari kuu küsimus, kus tal hakkab nagu sellise nagu tammi tagant hakkab neid sõnu tulema. Pigem ta on selline liikuv laps. Näha on, toimetab siin ringi täiega. Ja ta on selline, kuna me oleme hästi palju kolinud, hästi palju ringi temaga mütanud terve selle aja jooksul, siis võib-olla on ka see, et ta harjub võõras keskkonnas nagu kiirelt, aga teine asi ongi minu ülesanne on see, et nagu pakkuda talle sellist turvalist keskkonda, et tal peab olema see, et kus see kodu siis on, eks? Et see on lapse jaoks ju tähtis. Aga mulle tundub, et ta on selline sotsiaalne. Kreekas vähemalt ta on muutunud hästi, hästi julgeks, võib-olla vanusest ka, et ta kohe läheb ja teeb seal teistele lastele paia, proovib suhelda, et mul on endal nagu seda ju hea kõrvalt vaadata, et okei, et saab ikka täitsa nagu endaga hakkama. Ja ta ei ole selline draamaprintsess. Kui ta saab mingi kopsu ära ja kukub, ta ei jää nagu pikalt sinna põdema sellega. Et okei, nutab oma nutt ära ja minek. Et see mul on ka, et okei, päris hea. No järelikult siis ei olnud liiga suur kolakas, on ju? Ja, et ta selline, ütleme, ma loodan, et ta saab oma eluga hakkama varsti. No kui me tuleme nüüd tagasi aastasse 2024, kui sa augustikuus siis oma lapseootuse teatavaks tegid, ütleme nii, et suhteliselt hilja, aga siin me ajakirjanikud olime juba mõnda aega vaadanud, mitte mõnda aega, ma ei mõtle nüüd mitu kuud, on ju. Et selles mõttes, ja sa ütlesid ka kuidagi niimoodi ise ühes intervjuus, et sa oleksid tahtnud veel kauem nagu seda infot kinni hoida, aga et kaua sa käid, eks ju, lohvakates riietes. Et kas sul oli seda ka, et keegi juba ütles, et kuule, et ma ei tea, helistati umbes iga päev, et Keti, kuule, kas sa oled rase või et tundsid sa kuidagi nagu mingit sundi see nüüd sel hetkel välja öelda? Mul oli endal see, ma mõtlesin äkki kõige tobedam on see, kui mingi vihje kuskilt laekub, et ma mäletan, ma käisin seal Lepanina rannas ja siis inimesed ikkagi tundsid mind ära. Et see kõhuk ikkagi oli seal ees ja siis ma nägin, et mind mõtlesin kõige nõmedam on see, et keegi teeb must mingi mingi pildi, eks. Paparazzo pildi. Jaa, et ega inimesed on igasugused, sest et see on ju põnev, sest et ma ju siis keegi ei teadnud isegi, et mul abikaasa on, aga siis ma mõtlesingi, et siis ma ei olnud veel abielus. Ja siis ma mõtlesingi, et ma teen hoopis enne, hakkame natuke seda märku üldse andma, et mul üldse on keegi. Saate, et muidu oleks nagu ups, kõht on ees, et kus see nüüd sinna siis sai, on ju. Et siis ma tuli see mootorratturhiire, see lugu tuli kõigepealt. Ja mul abikaasa üldse, talle ei meeldi üldse see nagu see avalik maailm, on ju. Et selles mõttes on et mul endal nagu kruvis see pidevalt ja siis kuna Piret Laosega me ka rääkisime, me niimoodi saime tänaval kokku, me tunneme teineteist juba, issand jumal, 20 aastat. Ja tema oli ka beebiootel samal ajal ja siis me just mõlemad nagu tegelesime selle varjamisega, kumbki ei teadnud, sest nad jalutasid meist mööda, niimoodi hoidis oma jakki. Mulle niimoodi, et meil on nii ehe see. Reijo, kas sa tahad emme juurde tulla? Kas sa tahad tibupall? Piret Laosega arutasime oma vahel, et nagu tema siis ka nagu siis näitas, näed, hoidis jakki ees ja siis minul ka oli selline suur lohvakas tagi seljas. Et ka, et issa, ma ei jõua enam varjata, et nagu see on nii väsitav kuidagi ja siis kuidagi ka ütlesime, et okei, et tegelikult peaks nagu ära ütlema, et endal on nagu lihtsam olla, et ja võib-olla on see, et võib-olla keegi panegi tähele, siis ise kujutad täiega ette endale, et kõik sind vaatavad, tegelikult võib-olla keegi vaatab, ütleb suva, on ju, okei, on kopsakam kuidagi, et aga vahet ei ole, on ju, tegelikult nüüd tagantjärgi ma vaatan, ma tundusin endale hästi suur. Nüüd tagantjärgi vaatan, et issand, ma nägin jumala hea välja, et pole mingit vahet.
et eks ikka rasedus on iga inimese jaoks nagu, tema jaoks on ju nii suur asi, aga kui sa nagu vaatad laiemat pilti, siis meil on mitu tuhat naist Eestis rase igal aastal ja iga kuu sünnib on ju mitusada last, et see nagu suures plaanis ei olegi nagu nii oluline. Ja siis tuli ju riburada pidi järjest kõikidel neid tuligi riburada pidi järjest kõikidel neid beebi uudiseid, et seal Elina Netšajeva ja Keili Sügiainen ja Piret Laos ja mina ja mäeta, kes seal veel oli. Kuulsuste beebibuum täiega, ajakirjanikele nii magus aeg. Täiesti beebibuum ja siis oligi, et kuidagi, et ma ei olegi üldse nagu, see ei olegi nii eriline film, vaata, sest kõigilt tuleb praegu. Või vaata selline, et okei, on ju. Aga tore oli jah, et mingid sellised kellelegi teatamised olid nagu ägedad, et kui ma sain sõpradele öelda, et mul sõbrana Piret Krumm oli ka beebiootel ja siis ma juuni lõpus vist või midagi sellist. Ma siis sain kokku seal paari sõbrannaga Piretiga, siis ma seletasin või nagu rääkisin siis, et ma olen beebiootel ja tegelikult tema oli ju ka ja siis mina rääkisin, kuidas mina nüüd kohvi ei joo ja kõik, et see ei mõju üldse hästi, siis Piret ütles, et issand, et mina jõin just oma cappuccinot, et kas sa panid tähele, et ma jätsin selle tassi pooleli. Et siis ta tahtis ka tegelikult öelda, aga siis mõtles, okei, et las siis Keti nagu räägib, et tema, et ma siis seekord ei ütle. Et see oli... ja siis ta ei öelnudki? Ei, ta ei öelnud jah, et siis kunagi alles nagu hiljem saime uuesti kokku mingi, kas see oli kuu või paari pärast, et siis saime uuesti, siis ta nagu rääkis, et see oli mega lahe. See on jah selline kuidagi vaata, et sa ei taha nagu, et sul on mõlemal on selline rõõmus uudis, aga sa ei taha võtta ära, eks ju, seda teise nagu võimalust. Mul oli niimoodi, et minu parim sõbranna Mari, sa tead ju Mari fotograaf, eks ju, ta sai lapse ja ma kihlusin nagu samal päeval, alla mingi paar tundi hiljem. Ja siis, me teadsime, et ta on sünnitusmajas, eks ju, ja siis ta oli saatnud, kirjutanud, et kõik on hästi ja siis ma olin nagu... mis ma nüüd siis teen? Ja siis ma ikka paar tundi hiljem nagu, ütlesin, et üldse ei taha kuidagi nagu crashida oma uudisega. See on tegelikult nagu nii äge ka, vaata, et selles mõttes oli täitsa arusaadav, miks ta nagu kuidagi kinni veel hoidis seda. Muidugi, aga selles mõttes, et sõbrana tegelikult ikkagi alati tahad ka teada, kuidas teisele läheb, on ju. Et see on ikkagi, mõlemad pidi on põnev, eks. Aga jah, et tahate ära siis nagu minu seda suur hetke elu highlighti ära mult ära võtta, on ju. Aga jah, kui panna sinna kaks sõprade vahelis niisugust suurt elusündmust, siis see on nagu minu meelest nii kihvt. Aga nii huvitav on see, et mina mõtlesin, et et kui meil on sõbrannadega või kellegagi on sama vanad lapsed, enam-vähem sama vanadeks, et siis me oleme hästi palju aega koos ja küll me siis käime ja kärutame nende tittedega ja reaalsuses olen ma näinud seda Pireti last ainult ühe korra päriselus, sest et need graafikud, need ei kattu. Ühel magab tunde, teisele magab üldse, et et nagu ma ei teadnud, et see võib nii võimatu olla ja just kui ma ei ole vaata nendes emade beebigruppides, ma ei ole nendes, esiteks ma kuidagi tundsin, et see pole minu jaoks nagu turvaline inforuum ja teiseks ma kuidagi, ühesõnaga, mul ei ole sellist nagu oma sellist grupikest, kus ma siis saan ennast nagu filtreerida või olla, siis mõtled, et on küll nagu neid emmesid veel ja neid titadega jalutajaid, aga ega nagu, ja siis kui kellegagi lepid kokku, siis sa võid kindla peale panna, et see päev on nagu katastroof. Haige või jääd igale poole sajaga hiljaks või mis iganes on. Et see on küll olnud nagu osalt sa oled kogu aeg kellegagi koos, aga teisalt nii üksi. Hästi suur üksinduse tunne on kuidagi tekkinud. Ja tahaks seda õudselt oma ruumi, aga samas nii kui mul see vaba moment tekib, ma jälle vahinda pilte. Ja kui tõesti ma ei arvanud, et see juhtub, aga see on juba juhtunud. No see mingil hetkel läheb üle. Ja Eestis ikkagi see haiguste teema. See ikkagi, plaanid kokku saama, jälle keegi kuskil, kellel mis viirused, värgid, särgid on ja ikkagi tahad hoida, ikkagi kui sa tead, et keegi on, siis pigem ei roni sinna, siis kuidagi niimoodi nagu ongi läinud. Praegu ka olen Eestis olnud 2 nädalat, millest nädal haiged on ju, et siis tere tulemast, et see on selline nagu selline huvitav selline
jah, tatine reaalsus on siin Eestis see lapse kasvatamine, et palju keerulisem, ma ütlen ausalt, kui on Vahemere kliimas, päriselt ka. Et emana on siin palju rohkem sebimist, jebimist ja palju rohkem peavalu. Aga varsti tuleb suvi, siis on jälle natukene parem. Ja, et aga... Kuigi mu laps oli suvel tuulerõugetes, nii et Vau. Väga palju parem ei olnud. Yes, see on siuke iga ema unistus, yes on ju. Ja siis kuidagi elad nagu sellises homses unistuses, et kunagi pidi paremaks minema. Kuidas sul üldse rasedus kulges, et oli sul mingeid selliseid klassikalisi rasedavaevusi või oli sul nagu veel hullem? Ei, ma olin ikkagi haiglas sees ja ma olin ikkagi tilgutita all selle paha olla asjaga. Et ma mäletan ka, kui ma sinna ämmaemanda vastuvõtule lõpuks sain, siis kui läksid ja siis ta ütles mulle, et issand, et miks sa üldse kannatad, et selle jaoks on olemas nagu rohi, et sa ei pea siin nagu ainult oksendama või siis iivel. Mul oligi see, et ma väga ei oksendanud, kogu aeg iiveldas nii rõve. Ja et nagu tõesti ma olin, et appi, see lõpmatu pohmell, et kuidas sa nagu vastu pead, on ju. Mul oli täiesti, ma mäletan, et kui ma sinna jõudsin esimest kord, taarusin sinna ITK-sse, siis oligi istut sovasekene, et nagu kuidas ma olin tõesti nagu 1 sent surmale võlgu, kui nüüd nalja teha. Et ma seda rase olemist nagu väga ei kaifinud, ma ütlen ausalt. Et mulle meeldib sünnitada, ma võin seda teha, aga just see nagu see 9 kuud, et see kuidagi just see oma keha ei ole üldse oma keha moodi. Ja, töötab sulle vastu igat pidi. Ja siis on nii kuidagi arusaamatu ja siis tuju läheb ka pahaks ja siis kuidagi on ennast nagu reguleerida hästi keeruline ja üldse siukseid, mul oli ka ikkagi pidingi ära ütlema mingit esinemisi, on ju, sest tõesti ma olin nagu mida sa siis seal oksendada, aga sain heastatud, sain ise vastu tulla siin ühele kliendile, kellele pidin ära ütlema. Ja sain nüüd, kellel oli sama case, et õhtujuhi naine sünnitas ja siis helistas, kuule, kas sa saad homme tulla appi. Et siis ma olin, ma olengi sulle võlgu. Et mul oli hea meel. Et rasedus ja, et ta ei ole haigus, ta on seisund. Ma ei olnud ka selles mõttes selline rase, kes nüüd hullult... kas ma ütlen, et käiks nüüd hullult seal mingites beebigruppides ja ainult võimleks ja ujuks ja seal nende pallidega siis seal nagu teeks neid sirutusi või käiks seal beebikoolides koos loengutes, et ma olin täitsa nagu oma ette. Ühe korra käisin seal mingisuguses loengus. Ma kuidagi sellel hetkel tundsin, et võib-olla ma ei tahagi nii palju seda teiste soovitusi, et eks selle emadusega on ka niimoodi, et see on meil ikkagi nii erinev, see kõigil on nii erinev. See, kuidas su keha reageerib, kuidas su hormoonid reageerivad, kuidas sa ise vaimselt nagu selles olukorras suudad üldse vastu panna. Et see emade vapruse lävend on, see skaala on nagu nii lai ja nii erinev, et sa ei saa kunagi kellelegi tegelikult ühtegi soovitust anda ja mitte ühelegi emale ka mitte midagi pahaks panna ega tema peale nagu viltu vaadata. Mina arvan nii, et see ei ole õige, sest et igaüks teeb oma selles kogemuses absoluutse parima ja me ei tea nagu, mida see tähendab, kui teisel on hästi halb olla terve rasedusaja, aga mõni on siuke, parim aeg üldse, lõin õitsele. Mõnel on nagu see, et nagu me teame, eks ju, ongi need kogemused nii erinevad, sellepärast see on selline tundlik teema, miks ma arvan, et ka sotsiaalmeedias peaks olema nagu väga ettevaatlik või nagu väga kaalutletud, mitte selliste väga jäikade, võib-olla mitte alternatiivsete, aga mitte väga selliste jäikade ja see peaks olema ikka väga paindlik kõige osas, nii sünnituse osas, tervislikkuse seisundus, see kõik kogu aeg muutub. Ja ka siis ju, et kõik ju räägivad midagi sõbrannadel, ühel on üks kogemus, teisel on teine, et üldiselt ikkagi need kogemused ei ole ju, nad võivad olla sarnased, eks ju, aga
kõik on ikkagi erinevad. Ja ka see, kuidas, missugune see perestruktuur on, sellest tegelikult vähe räägitakse. Et missugune see toetusgrupp sul seal kõrval on, kas üldse on. Et vaatad küll, et muidu, et tal on ju need ja need inimesed olemas, aga kas reaalsuses nad sul on nagu sinu lapse elus sind aitavad või on olemas, et see ka teeb hästi palju muutust või missugune on abikaasa graafik või mehe või teise partneri graafik, kui palju ta päriselt saab nagu olemas olla mingite asjadega. Või tahab olla või viitsib olla, eks. Või oskab olla või missugune see laps on. Või kui palju lastakse olla, ega naised ei lase ka ju tihti peale. See laskmine, aga teiselt on ka osalt on ka see, minul on nii-öelda nagu see moodne sõna velcro baby olnud, ehk siis väga ema küljes kinni laps ja mis on täiesti normaalne, see on lihtsalt puhas bioloogia, mõni laps lihtsalt on niimoodi ja kui ta kasvab suuremaks, siis ta on nagu oma nii sellises turvatsoonis ära olnud, ta nii usaldab seda ema nii-öelda maailma, et ta nagu on täiesti nagu seiklusteks valmis ja nagu kõige iseseisvam inimene maamuna peal, aga lihtsalt ema jaoks on see alguses nagu keeruline, et ta pole mitte kellegi teisega nõus nagu jääma ja siis on isa seal kõrval, et mis ma siis nagu, mis ma siis nüüd teha saan, on ju. Et kuidagi seda harjumist ka, et missugune see suhe lapsele oma issiga tuleb, on ju. Et see on noh, ma mõtlen, väga peab olema ettevaatlik, kui kuskil nagu ja võtma nagu vastutust, mida sa jagad ja kuidas sa jagad inimestele, et nii-öelda mingid soovitusi või ainult oma kogemust saab jagada. No Freia sündis sul kodus. Kuidas sa üldse tulid selle mõtte peale, et võiks kodusünnitust proovida siis või? Et võiks kodus sünnitada, on see normaalne? Ega ma ise ei tulnudki, ma polnud üldse sünnituse peale mõelnud. Et mina olin ITK Sarvel, mul oli seal välja valitud üks ämmaemad, ma ei teagi kust, ma lihtsalt sain ta nime, mäletagi kust. Ja käisin seal vastuvõttudel ja ma olin, see kodusünnituse idee tuli alles, kui ma olin 7. kuud rase, või isegi 8. Et ma käisin ühel kursusel, oli tuulaga, ma tahtsin tuulata endale, mõtlesin, et ma võiks proovida, lihtsalt nagu käisin seal nagu ühel seansil. Ja kuidagi rääkisime, tegime, siis me rääkisime sünnitusest, tal on hästi lahedalt heegeldatud kõik naisorganid, kõik need nukud asjad, et mismoodi see sünnitustegevus. Räägid nagu läbi selle, kuidas see siis tuleb. Ja siis kuidagi, siis sa tundud nagu nii chill või kuidagi, et see täpselt selline kodusünnitaja materjal, ma ütlesin, mis see tähendab, mis kommentaar see nüüd oli, on ju. Ja kuidagi nagu rääkisime ja siis mõtlesin, et see kõlab päris huvitavalt, on ju. Et ma ju ei tea, sina ju puutud sünnitajatega kokku, mitte mina. Ja siis kuidagi hakkasime rääkima ja siis oligi see, et et pead ju vaatama, mis su tervislik seisund ütleb, et selleks pead ju saama igasugused eriload taodeldud ja paberid. Ja mul olid tegelikult, vaatamata sellele, et mul oli paha olla, mul oli kõik nagu tipp-topp, seal ei tohi olla raudmadal, seal oligi hemoglobiin, mis peabki üle 110 olema, 120, siis rasedusaegset diabeeti kindlasti ei tohi olla, mida sa võid saada tegelikult väga nagu kergesti võib see tekkida, on ju, ja see ongi väga nagu tõsine asi, on ju. Siis su kodu peab asuma vähemalt või nagu kõige kaugem, võib-olla 30 kilomeetri raadiuses haiglast ja ma mäletan, mis seal veel oli, et ma saan aru, et ka kunstlikult viljastatud lapsed IVF-iga tehtud, ma arvan, et need ei tohi vist ilmselt teha, ma arvan. No seda ma ei tea. Ma ei tea, võt ka seda täpselt. Aga et seal oli nagu mingi päris selline pikk list, mis mul olid kõik täidetud ja see kuidagi lõpuks läks nagu hästi loomulikult. Ja siis ma mäletan, ma nii kartsin sellele, ma pidin ka ämmaemandat vahetama, sellepärast, et seal on ainult teatud ämmaemandat, kellel on need kodusünnituse load. Ja seda ma nii kartsin, sest et see minu ämmaemand, kes mul oli valitud, Merilyn Kruminš, kelle juures ma käisin ITK-s, ta oli nagu nii tore, ta oli nii palju mind aidanud või ta aitas mind sellest paha olla ja sellest kõigest nagu üle ja me planeerisime, et kui ma sünnitan, et siis tuleb mulle nagu sünnitus, ma sünnitama. Aga ma mäletan, mul üks lause kogu aeg ketras peas, et ütles mulle, et kui sul sünnib 24 või jõululaupäeval, et siis ma ei tule. Ja mind nii nagu häiris või segas, et mõtlesin, aga kes see siis minuga on seal? Ma nagu pabistasin täiega, et mul oli 23 oli kuupäev, 23 detsember ja mul sündis 25. Et see ongi jõulud. Ja mul nagu mõtlesin, et et mind tegelikult täiega segab see, et kes see siis minuga on. Seda ma tahtsin kindlasti, et mul on see üks inimene. Et ma tunneksin ennast nagu võimalikult vabalt. Ja
ja siis jäigi see kodu ja minu jaoks nendel tingimustel, selle kehaga, mis mul sellel hetkel oli, on see absoluutselt kõige parem otsus olnud. Mul on olnud üks ilusamaid sünnitajate kogemusi, ma arvan, nagu maailmas. Ma arvan, ma kuulun mingi 0,1% naiste hulka, kes tõesti võib niimoodi öelda. Ma loodan, et neid naisi on rohkem. Aga see tõesti mul kõik läks väga loomulik sünnitus või mitte, eks. Mul läks kõik kuidagi väga ilusasti või kuidagi niimoodi nagu raamatu järgi nagu sünnitus võiks olla. Ja ma teadsin ka seda, et ta pead ära ei löö sinna nurka. Ja ma teadsin ka seda, et sünnitaja ei tohiks näha nagu 2 päikesetõusu. Seda ma teadsin. Seda ma kuulsin just alles kuskilt hiljuti nagu. See oli vist Pealtnägijas ka ütles seda, selle mingi teema. Aga et seda ma ka teadsin, sest ma sain nagu aru, et okei, kui mul peakski kestma need nii-öelda tuhud ja mingid, nagu ma ei tea, vesi tuleb ära, lapsika ei tule, et natuke kauem, et ma tean, et ma lähen haiglasse, on ju, et see oli variant, kuigi ma olin siis Pärnus, et ega ma ennast nagu, minu jaoks võõras haigla, võõrad inimesed, et ma nagu selles mõttes Eestis usaldan ikkagi ainult nagu ITK-d ja Belgut. Aga ma mõtlen seda praegu, täielik hullus ja mul oli veel niimoodi, et raseduse lõpus ma olin 6 aega täiesti üksi, mul abikaasa pidi Jaapanis olema, et ma olingi lõpurasedana seal Pärnus üksinda. Kuidas sa lasid tal minna? Mõtle, kui oleks varem tulnud. Meil polnud muud varianti, ta pidi lihtsalt minema. Ja need põhjused, miks tema pidi minema, lihtsalt olid nagu niivõrd suured või olulised, seal polnud nagu küsimustki. No seda enam siis on arusaadav, et miks sa tahtsid, et sul oleks nagu see kindel inimene, kes kindlasti tuleb su juurde. Ja, et kellele ma siis nagu helistan, et mis iganes. Ja kui mul see sünnitegevus algas täpselt 25. detsembri 00:00 hakkasid mul esimesed tuhud, siis oligi, ega ma toimetasingi seal üksinda. Et minu laps sündis siis 14.27, ehk siis kogu see protsess kokku kestis 14 tundi, mis on nagu nii lühike aeg. Nagu, ja see aktiivsünnituse faas, kus me räägime, kus on need valud on nagu sellised juba, et nagu tere Maria, aitäh Jeesus, ei tea, kuhu poole peaks valvetama ja mitu risti ette lööma. See kestis mul ainult 3 tundi ja tehtud. Ja kui minu siis meeskond kohale jõudis, Tuula ja ämmaemand, mina juba pressisin. Ma juba olin nagu seal. Oota, aga kas mees oli siis kohal või ei olnud? Ei, mees oli kodus aga selles mõttes, et ma olin täitsa nagu omas selles, et ei olnud seal midagi, et ta pigistab mul neid puusasid kokku või masseeriks mingit selga. Tema sõi rahulikult putru. Seal oli kõrval, vaatas, kuidas, et ma kuidagi ei vajanud teda. Freja tahab minema hakata juba. Kus sa tahad, Freja, minna? Kus su jänes on? Mis sul on? Täna võtta see ongi, sa ei saa valida neid päevasid. Täna on selline siis tujukam päev. Aga oli selles mõttes, et kas sa oleksid ise võib-olla kunagi üldse mõelnud või tulnud selle kodusünnituse peale? Mitte mingil juhul. Ma polnud isegi kuulnud kõik, mõtlesin, ma olen pöörane. Päriselt, mu ema, ma arvan, nagu, mu ema ei ole see, kes kommenteeriks või ütleks. Ta kunagi ei ütle kohe, ta alles pärast nagu ütleb, et kuule, tegelikult see oli päris hirmus. Ja ma arvan, kõik mõtlesid, et ma olen nüüd täitsa metsa poole nüüd ära keeranud, on ju, et mis sellel nüüd lahti hakkas. Ja seal oli see, et mul oli sünnituse juures oli mingi teatud hirm, mille me saime kuidagi maha võetud selle hirmu, mis tulenes mul ühe lähedase inimese nagu sünnituskogemusest, mis oli nagu nagu kehvem sünnituskogemus, siis ma nagu ketrasin oma peas seda. Ma sain selle kuidagi enda jaoks nagu lahti mõtestatud ja mul oli ka, mina käisin ka raseduskriisi nõustamises, vaata need, kellel on paha olla, ma ei teadnudki, et sul on õigus seda saada. Et sellest oli ka palju abi, et me kuidagi kaardistasime ära, et need miksid või need küsimused, mis mul võisid olla, mingid hirmud ja ma üldse ei mõelnud sünnitusest kui mingist õudsest asjast. Ma lihtsalt üldse ei mõelnudki selle peale. Ja ma mõtlesin, küll mu keha hakkama saab. Ja ma teadsin, et mu ema on toonud 3 last ilmale väga nagu naksti mul õde. Ja mõtlesin, vähemalt meie pere naistele, et mulle tundub, et see peaks olema nagu mingi väga okei asi, mida teha. Ja see oligi nagu väga okei asi, mida teha.
ja siis mul nagu hirmu üldse polnud, pigem mul oligi, minust tekitaski hirmu see, et see mõte, puhtalt see mõte, aga ma ütlen, see on lihtsalt minu mõte, kuidas ma lähen päisepäeva ajal, mul on need tuhud, need asjad, mul mingid, ma ei tea, tuleb see lootevesi ära, on ju, kuidas ma olen seal nagu haiglas seal, ma ei tea, ITK-s, mis mingid kašmiir või karupüksid või mis ma siis on jalga tõmmanud, on ju, kuidas ma seal täidan neid pabereid ja siis oigad ja ma nagu täna veel nagu see oli ikka nagu, see oli väga intens, see oli nagu väga intensiivne ja see nagu, mul on niisugune tunne nagu neid vahesid poleks üldse olnud neid pause. Et mis hetkel ma siis oleks sinna nagu hakkan veel minema ja kuidas see siis oleks nagu välja näinud. Ja jällegi see, et jälle... No ju sa oleks ikkagi suhteliselt alguses hakanud minema, sest paar tundi ikka sõitu on ju Pärnust. Ja ei, no siis ma oleks kindlasti Tallinnas istunud. Ega ma siis ei oleks sinna Pärnus, siis ma oleks kindlasti istunud kindlalt kuskil nagu Tallinna haigla juures. ja, no selles mõttes me elamegi haigla juures, et ma ei oleks kuhugi et veel midagi sõita. Ei, nalja teete või? Siis ta sinna kuuse alla tuleb. Et aga see kodus sünnitus et see kuidagi lasi meil olla hästi nagu oma perega koos, see on meie pere kogemus ja mulle meeldib see mõte, et kui Freia kasvab, et me saame alati Pärnus, meil on Supeluse tänaval kodu, väga lahedas ju Boulevardi tänaval või nii-öelda jalutustänav, et ta saab alati sealt mööda jalutada ja et näed, et mina sündisin, see mu sünnikodu, et mulle kuidagi see mõte hästi kuidagi pakkus sellist head tunnet, ma ei teagi miks, et ja see tema tulek siia oli väga, no vahepeal ma ütlengi, et see tema sünd, kui mul rasked hetked, siis ma lihtsalt meenutan seda sünnituse hetke. Et sest et minu meelest see oli meie kohtumine, oli üks kõige võimsamaid, ägedamaid kogemusi, mis eales ma olen kogenud kunagi. Ja see oli ühe hingetõmbega. Ta tuli välja ühe hingetõmbega korraga. Kõik lups, nagu ma pean ennast väga heaks sünnitajaks. Ja ma olen selle üle nagu uhke, et minu keha on selleks võimeline. Et kui keegi mul neid kasvatada nagu aitaks, kui mul oleks nagu see tiim oleks nagu suurem ümber, ma võiks sünnitada neid veel. Kuidas selle lapse kasvatamise osas, et minu arust kõige suuremad õpetajad on alati need, kellel endal ei ole lapsi. Või siis, et mina ei hakka kunagi tegema nii, mina ei hakka seda tegema, minu laps ei saa seda, toda. Et kas sul on juba praegu ka olnud mingeid selliseid asju, et kui sa mõtled, et mind naiivitari, et rääkisin mina seal raseduse ajal, et ma ei tea, mida iganes. Minu laps ei saa, whatever. Ma saan aru, mis sa mõtled. Ma mõtlen, ma ei pannud üldse selliseid mingisuguseid resoluutseid otsuseid ma ei teinud, sest ma ju tean, ma näen oma õe pealt, kui erinevad võivad need inimesed olla. Ma näen oma pere pealt, kui erinevad võime mina ja mu 2 õde olla. Nagu täiesti siga ja kägu ja ma ei tea, känguru. Et nagu sa ei saa niimoodi mõelda, siis ta tuleb depristi vastu. Aga alguses ma olin väga kindel selles, me võtsime kõik wifi'd kodus välja ja kõik asjad, et nagu nii-öelda, et mitte mingit seda nii-öelda lainet talle kuskilt ei tuleks, et ma isegi nagu tema juures olekul, kui ta magab või nii, et ma ei oleks telefonis, aga siis ma suutsin seda teha mingi 2 või, siis ma ütlesin, kuule, et saad aru, et ta on kogu aeg mu küljes, et millal ma siis üldse nagu välismaailmaga nagu suhelda saan, et ma nagu ei saagi üldse. Et laps su peal magab siis. Et mis nüüd siis nagu, mis nüüd siis sellest saab. Ja ma kuidagi, hea on, et ma ei pannud endale selles mõttes mingisuguseid ootuseid, aga ma arvasin, et ma olen kõiges selles suures nagu muutuses, ma arvasin, et ma olen kuidagi nagu ise võib-olla veel tugevam. Ma suudan veel rohkem nagu nii-öelda multitaskida, et selles rutiinis, mis on tegelikult nagu rutiinitu rutiin, ma ei oskagi öelda, nagu see kogu aeg nagu muutub. Et ma arvasin, et ma olen nagu kõvem mutt, aga ei ole. Et ma enda jaoks olen oma nagu enesekindluse või sellise olen täiesti nagu kilduseks löönud, et täna mõtlen küll, et issand, et nagu appi, et kas nagu saamatu, ma nagu kahtlen hästi, mitte ei kahtle. Ma tean, et ma olen talle nagu kõige ägedam ja parem ema,
aga mingid asjad on, millega ma tunnen, et appi, et nagu ma võiksin palju paremini hakkama saada. Aga võib-olla see on lihtsalt normaalne, kriitiliselt mõtlev inimene. Ongi, ega see sa kogu aeg mõtled, et kas ma teen seda õigesti. Nagu, millest iganes, kas ta vannivesi on õige temperatuuriga lõpetades sellega, et kas tal kummikud on nagu... Ta jäi tuttu. et kas kummikud on umbes, ma ei tea, terved või riided on piisavalt soojad, on ju, et see on küll üks asi vist, ma arvan, mis ei lõpe nagu kunagi emadel, et isegi kui su laps on 30, ma arvan, sa muretsed, et kas tal on kodus piisavalt soena? Seda ma küll mõtlesin, et ma mingi saiakest ja siukest asja talle mitte kunagi ei anna, on ju. Aga siis ma sain aru, et isse ma olen täiega nagu, nüüd ma olen talle paar korda croissantist ampsu ikka andnud, on ju, et mõtlesin, et ise ju söön. Talle ei anna või? Ta ju näeb, on ju. Et ma saan aru küll, et ta kõike teebki minu järgi. Ja näiteks mul ongi seda ma ei teadnud, et ma suudan olla telefonist nagu täiesti eemal. Ma olengi kogu aeg telefonist eemal. Ainult lasen seda Kiisu laulu talle. Ja siis seda, ma ei tea, miks talle see meeldib. Ma ei saa aru sellest. Ma lihtsalt ei saa aru sellest. Ja et ma suudan, ma olen nagu kogu aeg temaga kohal ja see on minu jaoks suur üllatus. Ma ei arvanud, et ma suudan nagu nii nagu, mitte hüperfookuses olla, aga ma reaalselt olen nagu lapse jaoks olemas. Ja selles mõttes mulle meeldib, et mul on see nii-öelda distants Eestiga, et ma olengi temaga nagu nii 24/7, aga seal ma kuidagi kohe nagu täiesti nagu me lihtsalt kulgemegi nagu tema rütmis ja kuidas temal nagu on selline rahulik ja chill olla. See on üllatav ja see on minu jaoks üllatav, et ma olen sotsiaalne inimene ja selline ikkagi armastan väga rambivalgust, see kuidagi nii toidab mind. See lihtsalt toidab mind laval olemine eriti ja kui need kaamerad käivad, ma olen lihtsalt sündinud selleks, ma ei saa midagi teha. Aga et ma suudan ilma selleta nagu täiesti olla ja kuidas mul on täiesti ükskõik, mul pole õrna aimugi, kes oli näiteks beebipalaviku siin eelmine, ma ei loe uudiseid, ma ei scrolli Instagramis, mul on nagu kõik see on minust täiesti nagu see tundub mulle nii tühi-tähi, sest ka praegu, kui meil on see Dubai sõda ja kõik see, ma kuidagi ei lase oma energiat üldse sinna, sest mul ei ole üleliigset energiat, mida kuhugi mujale panna. Et need on ja mingid üllatavad otsused, mis ma olen teinud ja mida ma enda kohta ei oleks enne osanud nagu näha ega arvata, et mul abigas ütleb kogu aeg, et sa oled väga-väga hea ema. Kogu ta ütleb seda. Hakka või uskuma, on ju? Hakka või uskuma, kuigi siis mul on ikka alati, aga ma arvan, et ma saan endale antud võimaluste piires temaga päris hästi hakkama. Mis olid Freia beebias võib-olla kõige sellised suuremad üllatused? No ikkagi see, et nad ei oska magada ise, magama jääda või nii, kuigi praegu ma olen üllatunud, et kui me seda intervjuud siin anname, et mingi trenn on ikkagi toimunud, et ta esimest korda niimoodi, et ta tuleb. Vaata, kuidas teda ruum ei sega ümber ringi. Meil on täiesti täis prožektorid. Ma võin need kinniga panna? Ei, ma lihtsalt kirjeldan nagu meie kuulajale ka. Meil on need, mina räägin, sina räägid, võõras keskkond ja siis ta on mul praegu rinnal ja ta tegelikult ei tuttu, sest et ta tundis, et ta ikkagi on väsinud, mis on minu hinnangul praegu päris hea, et ta niimoodi suudab jääda. Yes, laps, kes muidu ei jää väga üldse magama. Just see, et minu oma ei maganud neid tunde. Ma arvasin, et ma olin valmis selleks, et mul on siis ju iga paari tunni tagant on mul mitu tundi aega. Aga ei, mul ei olnud seda mitte kunagi. Mul oli 20 minutit, kus ta oli magas nagu koos ja siis hakkas otsast peale see tööd toitmine, mähku, kogu see trall ja see kestis. Ja siis võt see oli see, mis mind nagu hakkas lammutama täiega. Sest öeldakse, et tant sööb ja magab alguses. Jaa, see ei ole tõsi. See minu puhul ei olnud üldse tõsi. Ja see, kuidas, ma alguses mehele ka ütlesin, et mul on vaja kindlasti saada 2 korda päevas duši alla. Hommikul ja õhtul ma pean saama seda teha, on ju. Ja kuidas sellest nagu ikkagi, on saanud nagu ikkagi... Kord 2 päeva jooksul heal juhul. Jah, heal juhul, eks. Juuste pesemisest me hakka üldse rääkima. Et
kuidas nagu ma enda sellistest elementaarsetest enesehoolitsustest pidin lihtsalt täiesti nagu, näengi välja nagu raibe, on ju. Et aga seejuures ei tunne ennast kuidagi, kuidas ma ütlen, mitte halvasti, aga ma saan aru, et see on parim, mis ma praegu teha saan, eks. Et ma saan aru küll, miks need krunniga emmesid on palju, eks ju, ja väsinud või pinges või kõik see, et ma väga mõistan seda. Ja siis ma vahepeal mõtlen, et appi, kui sellesse valemisse veel panna veel mingi laps ja 3. ja 4, siis ma mõtlen, et appikene, nagu ma pean vist mälukaotuse vahepeal saama. Et midagi sellist võiks juhtuda, et ma ise endale võiksin seda teha. Et tõesti, ma ei tea, kuidas inimesed seda teevad. Ma ei tea. Ma vist ei saa hakkama. Ma arvan, ma ei saa hakkama. No sellest magamatusest sa rääkisid oktoobris ka antud intervjuus, et kas see on nüüd natukene on paremaks läinud? Praegu käib koht, kus rääkida sellest, ma nädal aega olen ööd otsa nagu unevalves olnud täiesti nagu tal, et ta on haige, eks. Yeah. No, aga mingit spetsialisti ei ole mõelnud appi võtta? Ei, nüüd ma mõtlesingi, et ma võiks selle Gene Vernikuga nagu suhelda. Et mul oli broneeritud aeg, ühe unenõustajaga ja siis see kattus täpselt siis, kui laps täiega röökis ja oli mingi täiesti nagu, see päev, kus ei olnud võimalik mitte ühtegi kõne fookuses olla. Seda ma saan ka aru, et ma olen lapse jaoks kogu aeg kohal, aga mind ei ole teiste inimeste jaoks kohal, et need telefonikõned mul kipuvad vastamata jääma või siis nagu toruhargile viskamised või niuke poole silmaga nagu vaatad. On ju, ja et sa tegelikult ei süvene sellesse juttu. Sa ei ole tegelikult teise inimese jaoks nagu päriselt kohal. Et ja siin ei saa ju selles mõttes midagi teha, see on bioloogiliselt niimoodi tehtud. Sa ikkagi, nagu kui su laps teeb häält, siis sa jooksed, sest nagu sa oled loodud selleks, et oma last elus hoida. Et kui mõni sõbrannaga mõtleb, et nüüd ta unustas mind ära, siis tõesti unustasin jah, aga sorry, ma ei saa teha. Sul isegi ei tule meelde. Yeah. Ma hakkan mõtlema, et mul on ka mingid tuttavad või nagu sõbrannad, siis ma mõtlen appi, et ma vist lihtsalt siinisin ta teksti 3 nädalat tagasi, aga ma pole nagu et issand appi. Aga nagu ma ei jõu, see praegu lihtsalt on nii. Aga samas jällegi on ka see üllatav see, et kui palju inimene suudab ikkagi ära teha ka selle magamata peaga. Loomulikult ma kaotan asju, ma lõhun asju, mul kukuvad asjad, mul on mingi arved on maksmata nagu, mingi raamatupidaja saadab, et kuule, nagu sul on see maksmata. Mitte selle kui oma eelmise kui oma ka. Okei, omast arust, saad aru, et täiesti nagu mingi aga ma teadvustan ka endale. Me naiste arstiga just rääkisime ka sellest, et ta ütleski, et ketikene, et sul on need hormoonid lihtsalt veel, et sest sa imetad, et väga paljud jätavad juba 6 kuu pealt imetamise ära ja siis sa vaatadki, et laps on aastane, naine on ise supervormis ja nagu kõik on nii, suudab tööd teha ja nii, et ja 1,5-aastaselt sa peadki ju tööle minema, on ju. Siis ma praegu võtan appi, et kui ma peaks 4 kuu pärast nagu täiega nagu tööle minema uuesti, ma pole küll nagu selles mõttes niimoodi vormis, et ma läheks nüüd teeks iga päev kontoris kuskil tööd, et ma suudan teha oma need nagu projekte. Selles mõttes ma olen õige positsiooni peal. Ma teen neid asju, mis mul on vaja teha ja mul on need asjad tehtud. Ja kui ma teen, siis ma teen neid hästi. Ja nii ongi. Ja. No teine asi, millest sa rääkisid, sa ütlesid, et sa tahaksid saada paremasse vormi ja see on üks asi, millest me ka tahaks rääkida, sest et sa oled tegelikult seda väga nagu ausalt öelnud, et jah, ma võtsingi juurde, ma kaalun nii palju rohkem kui siis, jah, ma kannangi ainult oma meheriideid, aga so what, et see nii ongi. Ja alati ongi ju nii, et põhimõtteliselt, kui naine ei ole 5 päeva pärast sünnitust paremas vormis või nagu peenem, kui ta oli enne rasedust, siis öeldakse, et sa oled laisk. Põhimõtteliselt nagu, mis mõttes,
oota, kas see laps ei tulnudki sul kõhust välja nagu või? Et inimesed ei saa aru, kuidas see kõhuvärk nagu ka töötab, eks ju. Et mis seisus sina nagu, ütleme siis, mõistusega selles kohas oled, et kui palju sul on nagu olnud ka seda, et sa, ma ei tea, vaatad peeglisse, mõtled, et miks ma selline välja näen? On, iga päev, iga kord, kui ma pealegi mööda jalutan, kogu aeg on niimoodi, millal ma saan, kogu aeg mõtlen selle peale. Et eks see on nagu teema, ennast on nii harjumatu vaadata. Kuigi ma ei ole nagu, ma olen nagu täiesti normaalses nagu naise nagu kaalus tegelikult täiesti normaalne. Nagu mul üks hea tuttav nimetab peniksi naisi silguniisk. Et näed, sa ka silguniisk. Et ma ei ole praegu see silguniisk, mis ma olen tavaliselt olnud, ehk siis -20 kilo praegusest, eks ju. Aga loomulikult ma nagu mõtlen selle peale, see segab mind, ikkagi tahaks enda riideid kanda, eks. Aga sul veab, kui su abikaasa on olnud moetööstusega seotud, mul veab, kui ta on ilusad kihvtid asjad, mida ma võin kõike kanda lõputult. Aga jällegi teema, millest räägitakse, aga kui see sind otseselt ei puuduta, siis see läheb sinust nagu kõrvust mööda. Et mina olin ka, et et imetad ju, see ju imeb su täitsa tühjaks ju, siis ju kaal ju kolinal kukub. No kõigil ei kuku ta mitte kuhugi, vastupidi, hoiab kinni, kõik hoiab kinni, söö sa või ära söö või tee ühte dieeti, teist dieeti. Ma siin ka võtsin ühe toitumisterapeudi endale ja siis oligi, ta pani mulle niimoodi nagu kellaajad, et pean sööma, kella 5 oli siis äratus, nüüd on vähemalt see nihkunud mu uneteemadega, on see nihkunud, et ta ärkab nüüd 6:30, see on suur asi. Ei ärkas kell 5 või? Jah, kella 5 ja siis öösiti magaheks. Et see on minu jaoks nagu väga suur võit. Aga see ongi ka juba see asi, mis ju tegelikult see väsimus ja kõik ju, see mõjubki su kaalule. Panebki kinni see kaalule. Ongi, ta panebki sul kaalu kinni. Mu naistarst just ütles ka seda, et sa oled magamata, sa võid ükskõik mida teha, ükskõik kohe süüa. See lihtsalt ei toimi, nii ongi. Ja ühesõnaga see toitumisnõustaja pani siis mulle ka, et nagu, et kell 5 ärkad, 7 söö, 10 söö, 12 söö, kell 3 söö, kell 6 ja siis et ainult ahjus tehtud siis ilma rasvata siis kalkuniliha või kanafilee on ju ja siis kui tunned, et kõht on tühi, siis jood keefirit õhtul, võid ka veel keefirit juua ja saad aru, ma pidin siis nagu 2 nädalat seda jälgima ja tegema siis toitumispäevikut nagu kirjutama, mul oli siis täiega hoolsalt täitsin. Ma sain aru, et appi, see ajas mind täiesti nagu närvi, hulluks. Ma pean kogu aeg sööma ja mul on nii, mul on pigem see, et ma ei jõua päeval süüa. Ma lihtsalt ei jõua süüa ja siis ma ütlesin, mul tekib sellest juba nagu mingi toitumishäire ja ma nagu mõtlen, et appi ma pean kogu pukima ja siis saad aru, kell on juba seal. Ma ei jõudnudki, mul on täitsa võtmata, issand jumal on ju. Praegu ma proovin nüüd sukest asja, et ma söön kella 12:08. Ma praegu proovin, see on mul uus asi. Fastingut? Ma lihtsalt proovin seda korra. Võib-olla see vastupidi, nagu nad ütlevad, et teeb nagu just nagu karuteene on ju. Et enam ma selle piima pärast nii väga ei muretse, sest et ta nagu rinnal on lihtsalt nagu chillib. Ta nagu naudib seda kontakti. Aga nagu ma proovingi erinevad variante ja kuna ma tegin need geenitestid ära, millest tegelikult on väga palju abiellu, ma tegelikult tean, et minul hakkab kaal langema ka siis, kui ma teen jõusaali trenni, mul hakkab rasvapõletus alles siis tööle ja just jõusaali treeningut. Et iseenesest väga hea enda kohta teada, aga mida mul pole seda võimalust jõusaali trenni minna juba mitu kuud olnud, et nüüd ma jälle proovin seda uuesti tekitada, ma kogu proovin nagu tekitada endale seda võimalust, et ma saaksin teha, aga praegu see järjekord ongi, see algab ikkagi sellest unest, magamisest. Ja siis mul tuleb suvel sünnipäev juunis. Ma teen sõbrannadele kihvti peo Kreekas ja ma ei saa seda veel öelda, mis ma teen, sest see on väga lahe. Ja siis ikka mõtled, et tahaks nagu olla nagu vana mina on ju. Mis see vana mina siis oli on ju? Ma olen tegelikult seisan silmitsi nende olukordade ja probleemidega nagu iga teine naine maailmas ja Eestis.
ja see on täiesti normaalne, et me niimoodi tunneme. Aga nagu sa mõtled ka seda, et tahaks olla vana mina, aga sa ei ole enam see vana sina. Ma ei olegi, võt see ongi, et sul on vahepeal sündinud laps, sa oled selles mõttes juba nagu nii uuel tasemel oma elus. Sa ei saa mitte kunagi tagasi vanaks minaks, kellel oli räigelt aega, ärkasid, mida tahtsid, pidutsid kaua tahtsid, järgmine hommik magasid kaua tahtsid, üldiselt ikkagi nagu, isegi kui mees sulle seda kodus võimaldab, et sa saad ennast välja magada, you can never, see ei ole võimalik, et see üldse kõik unustage ära, et ma tahaks enda vana mina tagasi, siis tule nagu nii, isegi tegelikult kui sul last ei ole, siis sa oled 5 aastat vanem, sa ei saa seda vana mina nagu nii tagasi. Ei, see on tõsi, aga ja mingi energiafoon võiks hakata mingist hetkest nagu tagasi tõusma, et ma suudaks nagu olla adekvaatne ja et mu nii-öelda kognitiivne võimekus säiliks, aga see kehakaal, see on nagu kuskilt meile peale tulnud, aga ma ei hakka mingit väljakutses osalema või mingit seda, ma lihtsalt proovin erinevaid asju, aga selge on see, et alles siis, kui ma suvehakul hakkan Riina ära jätma, läheb veel 3 kuud, kuni need hormoonid taastuvad, mul pole tsüklitki veel, millest me räägime, siis kõik on jumala sassis, on ju, et hakkame ikkagi nagu A-st ja B-st pihta, et ma seal juba siin X-in ringi on ju, küll ma olen siin huvitav on selle kehakaalu tõusuga see, et tahtsin endale aastavahetuseks ilusat kleiti osta või lihtsalt mingit ilusat sädelevat, mingit pidulikku asja ja seda mitte kuskile müüdudki, polnud, kui sa hakkad võtma üle L-i nagu XL-i otsid on ju, rinnakas, eks ju ja see frustreeris mind nii tohutult, see nagu see, vot just see frustreerib rohkem, mis mõttes ma ei saa mitte kuskilt, ma olen linnas, kus elab 8 miljonit inimest, on vist 8 ja mis mõttes, siin on üks pood ajab teistega ja ma ei leia mitte midagi ja kuni lõpuks ma siis leidsin ühe kleidi, aga loomulikult aastavahetus läks teisiti, kui ma arvasin, me ei läinudki mitte kleit jäi kappi seisma. Kleit on kapis, aga õnneks tegin hea diili. Oli 1000-eurone kleit, sain 300-ga. Mõtlesin ülija, see on nii hea diil, las ta olla. Siis saagi alla võtta, muidu see kleit ei istu enam ju. Küll ta istub, panen istuma, lasen õmblel kokku tõmmata, selgamada tõmban on ju. Ja et mingi selline, või vahepeal on lihtsalt see, et tahaks olla lihtsalt nende riietega, mis sa tead, et sul ei ole kohe plekke peal. Et tahaks, et nad oleks sirged või siis juuksed, et mul tundubki vahepeal kisu neid kogu aeg. Jaa, mul tundubki nii mõttetu, et miks ma üldse neid mingi proovin. Sealt see krunn tulebki. Just, mul on kogu aeg, ma keeran nad lihtsalt endale selja taha krunni, kuigi rasedus ja emaks saamine on mulle andnud nagu mu hästi pikad paksud juuksed tagasi. See on nagu väga-väga suur boonus olnud, aga siis nagu, mida sa siis näed vaeva seal oma Dyson juhke fööniga, seal nagu koolutad, saad siis selle oma hetke, kasutad selle siis selleks ära, ikka nagu nii keerad krunni, sest et need tiritakse sul peast koos juurtega välja, on ju. Et mingi, emme krunn, selge, see toimib, on ju. Nagu nii paned mütsi pähe, nii on ju. Et, aga Kreekas selles mõttes on huvitav, keegi mind seal ju ei tunne, et nemad ju näevad mind esimest korda. Pole mingi probleemi, ikka tahetakse sõprust sobitada, et pole siis häda väga kedagi. Isegi krunniga. Isegi krunni ja nokakaga ja selliste nagu... Ei, mul on tõesti abikaasal on väga hea stiilitunne, et me oleme, panimegi niimoodi, et ta kohe ütleb nii, proovime nüüd sinu setid paika, et sa tead, sul on endal, ta näeb, et see valmistab mulle nii suurt muret. Et paneme paika, proovime nüüd läbi ja proovime. Sa pead alati seletab, sa pead alati läbi proovima. Sa ei saa aru niimoodi, et sa oma peas mõtled. See ei pruugi sobida mingi lõige, mingi värv on. Eestisse tulekuks ka, me teadsime mitu intervjuud mul on, mitu pildistamist mul on, siis me panimegi need asjad lihtsalt nagu paika, panime kohvrisse ära, ütles, need on sinu setid. Nii ongi lihtsalt. Ja elu on palju lihtsam. Ja ta teinekord ütleb ka, kuule, selle kombinatsiooni panid hästi kokku, jätta see meelde. Et kuidagi lihtsustab mu elu, et mul abikaasa on tõesti, ma kiidan teda. See on tema see tohutu talent. Ta on nagu nii kreisilt hea stilist, et tihti inimesed ütlevad, et ma ei saa midagi aru, et sa oled 20 kilo üle mingite outfitide peal, kui ma nagu keha üldse ei näita. Et, ja kõik need värvid ja need kangad ja see kõik, et see nagu peab sobima, et see on hullult lahe nagu temaga koos seal mängida. Freiale ka meeldib riietega mängida, see on tore. Aga milline isa ta on?
tema on väga suure tähega isa, ta nagu no nendel on ikka niimoodi neil kahel, et kui ikkagi see sõna issi tuleb, noh siis ikkagi tüdruk hakkab niimoodi edvistama ja nagu ikka nagu ootab ja me magame eraldi tubades, sellepärast et noh, ta saaks nagu ennast välja magada. Ma arvan, et see on mõistlik teha mingid kokkulepped, on ju, et kui sul on üks peab tegema nagu hommikust õhtuni nagu oma ettevõtteid juhtima, no see on selge, nagu ta vajab nagu und. Aga siis, kui ma ütlen nagu Freiale, et issi juurde, no issand, no seda rõõmu nüüd, kui issi tuleb, noh nagu ta on täiesti, Norman on hästi, kui ta temaga on, siis ta on nagu noh, ta nagu teeb tema jaoks nagu kõike või nagu hästi pühendunud, hästi hoolas, mõtleb nagu tema heaolu on nagu kõige tähtsam. Öelda, me võib-olla olemegi pannud lapse heaolu meie omast nagu ette mingites asjades ja... Aga see on ka fine. Ja see on ka fine, see peabki nii olema, kes see siis ta aitab nagu selle nii-öelda jalad alla saada. Ja ma ei teagi, kuidas seda täpsemalt nagu kirjeldada, missugune isa ta on. Ta on ja ma arvan, ma tegin väga hea nagu valiku, mis puudutab ka lapse välimusse. Geeniloterii on meile nagu selles mõttes väga naeratanud, et sellist nagu lapses on ka näha nagu isalikku kangust. Mina olen pigem selline leebe kodus, väga leebe, üldse mitte selline sädistaja. Ma tean, keegi ei usu seda, see sädistaja pool on minu avalik pool, kodus ma olen väga selline väga vaikne sissepool oma ette ausalt. Et sest rääkimine, sädistamine minu töö. On ju? Ja tema on selline isana ka selline suur unistaja, et kuidas siis kõik, et ta on ise olnud vana purjetaja juba Nõukogude Liidu ajal, sest et meil on vanuse vahe. Et ja ta hakkas purjetama vist 6 või 7 aastaselt ja siis Kreekas ka meil on kohe seal kodu kõrval ongi see pisikesed lahad, ta purjetama ülilahe vaadata, siis me käime vahepeal vaatamas ja siis kuidagi ka unistab lahad, et võiks tema ka vaata, et nii tore, et isiga koos või noh, et tema teeb neile lahedaid nagu plaane ja reisiplaane ja kuhu sõidame ja sellist nagu sätib meie elu nagu selliseks nagu rutiinist välja ka natukeseks nagu selliseks äge. Tema annab meie elule nagu selle õige nagu selle kirsialat juurde ja meie issi nii-öelda. See on küll nõme, ma peaks talle ütlema kallis abikaasa, kallis mees, mõtle nii, meil on see issi siis ja ma tean, ma pean tegema sellega, ma tean. Aga selles mõttes ma tean, et ta on väga uhke, kuna see on ka talle esimene laps ja kui sa oled ikkagi 40 pluss vanuses on ju, isegi 50 pluss on ta juba, siis alles saad selle kogemuse, see on ka ikkagi, kõik kukub selles mõttes ego ja kõik, et selles mõttes, et see on nii teistmoodi aga ma näen, kui uhke ta on, ma näen, kui nagu õnnelik ja rahul ta on ja ta on väga-väga uhke, et ta sai lapse ja et ta sai sellise lapse just nagu meie Freia on, et seda on hästi lahe nagu näha. Ja ma iga kord, kui nad on koos, ma kohe nagu teen pilti või filmi või kuidagi teen nagu oma mälus ka, minu lemmikud hetked ongi need, kus me lihtsalt oleme perega, mis iganes sööme, aga me oleme kõik koos. Või siis, ma ei tea, lollitame mingid, need hästi pisikesed nagu nüansid, need on nagu tõesti teevad silmamärjaks mul. Et minu jaoks õnneks nagu rohkem polegi vaja. Me 3 koos ja lihtsalt siuke väike nagu kõht täis ja nagu saad aru, et see on nagu mega tore. Te nüüd kolisite Kreekasse detsembris vist on ju? Tegelikult novembris, jah. Novembris. Aga detsembris on siin teada. Kust siis selline mõte? Ja kas te olete nagu päriselt kolisite või et ei ole selline, et käime paar kuud talvitume? Päriselt. Leping on ikkagi pikaajaline. Kreekas üldse, kui sa tahad saada nagu normaalse minna, aga seal on väga kallis on kinnisvara üürida. Kui sa tahad saada endale head diili, siis sa ikkagi pead tegema sinna ennast nagu residentsiks. Eestlased ei pea tegema residentsiks kusjuures, aga sa pead tegema endale need maksunumbrid ja mingid asjad sinna. Ja see on lihtsalt bürokraatia. Väga lihtne lause on mul selle peale. Me proovisime ära, kui me suutsime elada Saaremaal, kui ma suudan elada Pärnus, töö on mul ju Tallinnas on ju.
siis ma suudan elada ükskõik missuguses muus Euroopa riigis. Aga kus on minu jaoks antud eluperioodil lihtsalt paremad elutingimused keskkonna mõttes ja muud mul polegi vaja. See on lihtsalt selle jaoks toetamaks meie nii-öelda kasvamist ja hakkama saamist sellel perioodil, kus nagunii on vanematel keeruline. Väike lapse kasvatamine ei ole lihtne. See on väga keeruline. Ja kui meil on võimalik teha kaugtööna või abikaasa tegelikult, nagu ta on väga tihti Eestis on. Aga ta ütles ka, et mul on lihtsam see teadmine, et te olete seal Kreekas, teil on nii hea mõnus soe olla. Päike soe, eks ju. Ja pole me kordagi haiged olnud Kreekas. Mitte ühtegi korda. Me oleme kogu aeg lastega koos. Me oleme kogu aeg nagu viirus, üks ajab teistega. Lihtsalt ei jää inimene haigeks. Siin me pidime käima nüüd soolakambris. Me istusime soolakambris, et nagu kuidagi see, et ja Kreeka on, seal on veel nii palju nagu avastamist veel, ma alles nüüd saan auto sinna. Eks ma siis hakkan ringi käima, kui tead, ma pole isegi jõudnud mingi, ma tea, 15 kilomeetri kaugusele, ma polegi kuskile veel jõudnud, sest et ma elan nagu oma rütmis ja oma lapsega. Ja kui sa mere ääres elad ja sul on kõik toidukohad, kohvikud, asjad on nagu käe-jala juures. Ja üks põhjus, miks me mõtlesime ära kolimisel, oli see, et kui me oleme Eestis, me tahame kogu aeg lennata kuskile reisile. Kohtame reisile, aga me nagu Kreekas, me taha kuskile reisile minna. Et siis nagu ma tunnen ennast siis seal, et seal on minu mingisugused puhkemomentideks ja jõudemomentideks mingid tingimused niivõrd täidetud, ma ei pea kuhugi lendama. Ja kui vaadata seda, kui suureks läheb pereeelarve, kui meile meeldiks nagu iga 2 kuu või kuu aja taga kuskil jälle sojalmaal peesitada, see on palju mõistlikum rentida pikaaaliselt sinna endale koht ja eladagi kvaliteetset elu. Et mul üks sõbranna ka praegu, kellega me oleme sõbrannaks kuidagi täitsa juhuslikult ja läbi laste tegelikult ka nüüd tuli kuuks ajaks sinna. Et täpselt samamoodi, et lapsega lihtsalt on nagu, ta käis korraks mul külas ja ütles täitsa lõpp, et nagu öö ja päev, et nii mõnus. Ja tuligi kuuks ajaks ka mulle külla. Või võttis ka oma korteri. Et ja lihtsalt see, et me proovisime ära, kui ma suutsin Saaremaal majas elada suvel, ehk siis eemal inimestest või nagu omas tempos, omas rütmis, sa suudad ükskõik kus mujal elada. See ei ole, me ise paneme teinekord endale mingisugused raamid ette. Et miks ma ei saa või... Ja me otsisime igasuguseid kohti, oli Hispaania, Tenerife, Madeira, Portugal, ja see Kreeka lihtsalt kukkus meile ise sülle. Me anname talle võimaluse, ma õpin kreeka keelt, mis on, mul on 2 uut asja, mida ma olen hakanud praegu tegema. Ma õpin kreeka keelt ja teine asi, ma hakkasin uuesti klaverit mängima. Et ma arvan, et ütleme, kui ma tulen näiteks 3 aasta pärast Eestisse nagu jäädavalt tagasi, praegu ma käin siin tööd tegemas, suvel ka tulen ja niimoodi, käin, teen oma neid asju, mis ma hästi teen, on ju. See on 5 tundi lihtsalt. Ma olen ju maismaal, ma ei ole saare peal kuskil. See on 5 tundi. Kaua sõidab Tallinnast Saaremaale? Koos praamide asjade järgi ka umbes 5 tundi. Et same, but different, very different. Ja võib-olla ka see julgus. Mingist vanusest me ei julge enam mingid otsuseid vastu võtta. Aga meie julgesime. Ja ma arvan, et lapsele see õpetab ka sellist nagu hakkama saamist kindlasti. Ma olen kuulnud, et Kreeka on hästi lapsesõbralik maa. Vastab 200% tõele. Seal on lapsega väga turvaline olla. Ja just see sõbralikkus on niimoodi, et mul on ikkagi päevas mingi 5-6 võhivõõrast inimest puudutab teda, kindlasti puudutab nagu ja see pai või nagu näe käekesest niimoodi ja ikkagi 10 inimest. Kui me liigume palju ringi. 10 inimest on niimoodi, kes ikkagi ütlevad olenemata vanusest, et vau, et kui ilus laps teil on ja nagu suhtlevad ja hoiavad ja vaatavad, et aga kas see kuidagi häirib ka, kui inimesed tulevad katsuma või seal nagu ei häiriks? Sul on hästi lahkete silmadega inimesed, hästi suurte pere traditsioonide ja väärtustega. Sa näed, et see on kultuuri täis see maa, need inimesed.
lapse saamine on nende jaoks nagu püha ja laps kui selline, et teda väga hoitakse, kõik nagu hoiavad ja aitavad ja kaitsevad. Et selline vahetuskaup. Telefonid ikka lähevad, tädi Kati andis enda oma. Teeme oma ka, et meil mõlema rohelist värvi. Mul on mingi kulud. Ja siin on veel üks, sul ka nii suur, juba nii nunnu. Vau, kus sul nii blond on? Sama nagu enam mul, kuidas see nii blond. Enam ei ole nii blond. See on mingi vana pilt. Aga kreeklased, kuigi seal räägitakse, minu meelest on meid ära valeinfoga nagu lekitatud sellest Kreekast alates 2008. aasta masust või 2010 või millal see hästi hulluks läks. Et nagu Kreeka oleks nagu hästi jube koht, kus inimest hästi raske ja nõme elada ja nagu seal, no mulle tundub nagu... Ma ei tea, minu arust just vastupidi olen kuulnud, et nii äge. Ma mõtlen just nagu selle valitsuse mõttes ja keskkonna mõttes on ju, aga seal, tead, mul praegusel eluperioodil ongi vaja inimeste lahkust tunda. Lahkust, neid rõõmsaid silmi, neid näha, neid vanu naisi ja mehi nautimas elu. Need jahid, mis meie kodu juures seal kõik ju pargivad. Mul abikaasa ütlebki, et tead, et need tunduvad sulle siin nii väikesed. Kas ei kujuta ette, kui suur see tunduks Tallinnas sadamas? Et kuidas nad oskavad, need kalamehed, kelle juurest me hommikuti käime kala ostmas, mina küll ei oska kala teha, mul abikaasa, aga nad kohe rõõmuga sulle seal puhastavad, värske tuunikala on tulnud Angerjas. See suhtumine, nad kuidagi naudivad seal kuidagi natuke Jaapani inimeste selles mõttes moodi, et iga inimene teab, millest on hea ja mida ta teeb. Ja ta naudib seda ja ta on kuidagi kohal ja ta on olemas, et kuidagi kreeklases on seda väärikust ja soojust, mis kohe nagu hästi kaugele paistab ja seal on väga turvaline elada. Väga-väga turvaline. Eriti selles rajoonis, kus mina elan. Tõesti. Ja eks ma nüüd alles hakkan nagu õppima. Kõigepealt mul on nüüd tehtud see sissekohanemise nagu periood ära. Mul on 3 kuud seal olnud, see läks nagu naksti. Midagi arugi saanud. 3 kuud. Mis asja? Tõesti. Et nüüd ma alles hakkan sinna, et ma võiks ikkagi kreeka keele saada suhtlustasandile, mis võtab hullult aega. Aga siis ma arvan, et siis ma saan nagu sellist päris kreeka tatsi nagu tunda ja ajalugu võiks lugeda ja nagu ennast kurssi viia. Me läksime põrsas kotis ja see tulemus on olnud fantastiline. No ma küsin lõpetuseks sellise küsimusi, mida ma pool naljaga küsin alati kõigilt väga värsketelt emadelt. Freja on juba piisavalt vana küll, et sinult võib ka mitte naljaga küsida, et kas on mulgutate mõtteid ka veel laste suunas või nüüd kasvataks sellest, saaks nüüd ennast tagasi ja kasvataks selle ühe pisikese normaalseks inimeseks. Ja need lapsed ikkagi elu on näidanud seda, et nad tulevad siis, kui nemad on tahtnud tulla. Ja ükskõik, mida mina siin praegu täna ütlen või mõtlen, siis see tulemus võib olla hoopis teistmoodi. Me vahepeal teeme lihtsalt nalja. Ma kuulsin mänguväljakul, Eesti mänguväljakul ühte lahedat lapse nime Finn. Mulle, ma ei tea, millegi pärast meeldis see lapse nimi. Ja siis mõtlesin, läksin koju, ütlesin, kuule, nii lahe lapse nimi. Ütlesin, aga siis ongi, näed, Finni õde Freja. Teeme nagu, või Tori õde Freja teeme. Nagu see naljaga käib, aga igas naljas on ikka natuke juba. Hetkel ma arvan, et ma pean ikkagi endale selle selle mütsikese ilusasti nagu suutma seda kanda ka, et mul kael on natukene liiga lödi selle emaduse mütsi jaoks, et sinna veel nagu üks inimene juurde panna. Aga ära iial, ütle iial. Ma ütlen seda, et kui ta tahab tulla, siis tulgu, aga nagu et otseselt niimoodi, ma jällegi, mina ei ole see planeerija emme. Ma kuidagi proovin usaldada seda elu kulgemist, et siis mulle tundub, et see annab palju rohkem nagu võimalusi, et Freja tuli ka ainult tänu sellele, et ma ei ole midagi otseselt planeerinud, vaid ta tahtis tulla. Siin ta nüüd siis mul istub süles sinu telefoniga. Tere tulemast! Tere tulemast, jah, beebipalavikku.
No selge, Keti, aitäh sulle tulemast. Tea, ma tahtsin küsida. Sa võiksid tegelikult öelda, sina tead mind 10 aastat, 2016 aastast kindlasti, kui me Lala Leidis tegime. See peab olema, Eesti Laulul ma olin 2016, siis sina tegid meiega intervjuusid. Kuidas sina näed sellel skaalal, nagu et mina olen inimesena või kas on mingisugune muutus või mingisugune areng toimunud niimoodi? Areng. No päris nagu. Areng. No võibki olla, või siis ütlegi kuule vahu. Ei, no absoluutselt, ega kui te tulite ju alguses, siis te olite kõik sellised noored, särtsakad, tibud, ma mäletan hästi teie viimast kontserti seal Amigo lava taga, kui ma teile rinnahoidjaid selga aitasin ja me seal mulli jõime ja siis nüüd me istume siin ja ühel on laps lasteaias, ühel on siin, et me oleme mõlemad ikka kõvasti muutunud selle ajaga. Ja mulli ka ei julge enam juua. Ausõna, ma julge alkoholi juua, sest et mina ei ole valmis selleks, et see üks klaas mulle kohe... Tegelikult ma ei mäleta, kas sina tookord jõid, aga... Kindlalt jõin pärast kontserti. See oli ju pärast seda esinemist. Võimalik. Ma ei mäleta. Tavast purjus või nagu joogise peaga ma laval ei käinud, seda ma tean küll. Aga nagu, ja sellest on möödas, saad aru, peaaegu 7 aastat, 8, eks sihukest. 2019 oli minu meelest see. Mõtle. Et okei, ma mõtlesin äkki sa ütlesid, et ütles mulle komplimendi, et nüüd sa oled palju normaalsem, aga seda ei tulnud. Ei saa ju öelda, et sa oled palju normaalsem, sest see on ikkagi 2 erinevat skaala otsa, kas sul on laps või nagu me ju enne ka rääksime, et sa ei saa kunagi seda vana mina tagasi. Nii et tuleb ära unustada see, et ma tahan seda vana mina tagasi. Ole lihtsalt normaalne inimene. Normaalne sõber oma sõbrannadele. Õige. Normaalne ema oma lapsele. Normaalne naine oma mehele. Ja ole lihtsalt olema. Ole normaalne. Ja, kui sa oled ema, ole normaalne. Ole normaalne ja õnnelik. On ja Freia? Ta on nõus. Häkib siin su telefoni sisse, varsti on sul PIN-lukud peal. Pärast on, jah. SOS. Helistame. 112 tehke lahti. Aga aitäh, Keti ja Freia. Te lähete nüüd kohe tagasi Kreekasse ka ja siis suvel äkki näeme. Näeme muidugi, suvel ma olen tagasi. Mul on jaanipäeval vaja Tartu linna Jaani tuld juhtida, on tagasi. Ja aitäh kõigile kuulamast. Kuula Beebipalavikku üle nädala neljapäeviti Spotify'st, iTunes'ist või kust iganes oma podcastid leiad.